Juunikuus on veel võimalik kutsuda haigele lapsele koju koduarstibrigaadi nädalavahetused ja riigipühadel ehk just siis, kui perearsti kätte ei saa. Juulis ja augustis kodukutsete vastuvõtt katkestatakse, et alustada taas septembrikuus. Kas te olete kuulnud sellisest teenusest nagu koduarstibrigaad? Ei ole. Et saab kutsuda arsti nädalavahetusel ka haigele lapsele koju? Ei, ma ei ole sellest midagi kuulnud. See on hea teenus, kui on vaja. Siiamaani ei ole olnud sellist vajadust, aga hea teada. Koduarstibrigaadi teenus on käivitatud nii lastevanematele toe pakkumiseks kui ka selleks, et leevendada Tallinna Kiirabi ja lastehaigla erakorralise meditsiini koormust. Alguses teenindati vastsündinutes kuni 8. eluaasta vanuste lasteni, hiljem suurendati sihtgruppi kuni 12-aastaste lasteni. Enamus juhtumid oli seotud väikelastega vanuses sünnist kuni 2 aastani. Et kui nii väikelaps haigastub, siis kindlasti on vanemad väga murelikud, sest nii väikelaps ei oska veel selgitada, mis teda piinab. Ega ongi nii, et on kas siis 2., 3., mitmes päev palavik, köha-nohu või on näiteks nii, et lapsel on olnud varem keskkõrvapõletikke sageli ja on alati antibiootikumi vajanud, siis näiteks on ka nii, et nüüd eilsest hakkas kõrv valutama ja tõesti nii mõnigi on vajanud antibiootikumi tõesti ka. Kiirabi ju retseptiravimeid anda ei saa. Abilinnapea Bettina Peškina sõnul on koduarstibrigaadi võimsus teha kuni 10 väljakutset päevas. Seda, kas laps vajab koduarsti või hoopis kiirabi, selekteerib kiirabi dispetšer. See on uus teenus, et see vajab veel oma aega. Praegu teeme koostööd perearstide infoliiniga 1220. Seal suunatakse kiirabi dispetšerile, kes teenindab koduarstibrigaadi väljakutsetel. Visiite tehakse nädalalõppudel ja riigipühadel kella 2 kella 10. Kiirabi dispetšer võtab vastu telefonil 697 1145.